Tervist, mina olen Carcops autovalve müügijuht Riho ja täna vaatame, kuidas isikliku sõiduauto kasutamise eest töösõitudeks kompensatsiooni saada kuni 335 eurot täiesti maksuvabalt. Isikliku sõiduauto kompensatsiooni on firmal õigus maksta kuni 335 eurot juhatuse liikme või töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest, kui sellega on tehtud tööks vajalikke sõite. See kehtib ainult sõiduautode kohta. Lühidalt, mida siis teha, et isikliku sõiduauto kompensatsiooni üldse saada? Esiteks, tellige Eco GPS seade Carcopsi kodulehelt. Teiseks, paigaldage GPS seade ise või kasutage koostööpartnerid üle Eesti. Kolmandaks, vormistage juhatuse otsus. Näidisdokumendi allalaadimise lingi leiate video kirjeldusest. Neljandaks, sõidupäevik täidab automaatselt era- ja töösõidud vastavalt kellaajale, nii et kõik muutub automaatseks. Viiendaks, läbitud kilomeetritele maksab firma teile kuni 335 eurot kuus maksuvabalt autohüvitist. Niisama lihtne ongi. Vaatame üle ka isikliku sõiduauto kompensatsiooni 5 tähtsamat punkti. Esiteks, isikliku sõiduauto kompensatsiooni saamise eelduseks on sõidupäeviku pidamine. Kõige lihtsam on tellida GPS-seade, mis paigaldatakse autosse ja täidab GPS sõidupäeviku automaatselt teie eest, nii et saate oma põhitööle keskenduda. Ühesõnaga võtame sõidupäeviku pidamise kohustuse enda kanda. Teiseks, isikliku sõiduauto kompensatsiooni jaoks tuleb vormistada ka juhatuse otsus. Tuleb ära märkida isikuandmed, kes saab hüvitist, isikliku sõiduauto kompensatsiooni suurus ja aeg, mille jooksul plaanitakse autokompensatsiooni maksta. Kolmandaks, isikliku sõiduauto kompensatsiooni saab maksta GPS sõidupäeviku alusel. Töösõidud märgitakse automaatselt GPS sõidupäevikusse näiteks 9-5 ja väljaspool seda aega on tegu erasõitudega. Tööaega saab loomulikult vajadusel muuta. Neljandaks, isikliku sõiduauto kompensatsiooni on võimalik maksta ainult siis, kui töösõitude kohta peetakse arvestust ehk GPS sõidupäevikut. Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite kuni 30 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud sõitude eest. Viiendaks, kui sõidate kodust tööle, siis üldjuhul see töösõit ei ole, aga alates juulist 2017 võib kompenseerida ka töö ja kodu vahelist sõitu, kui vahemaa on üle 50 kilomeetri. Loodan, et leidsite piisavalt infot, et saaksite isikliku sõiduauto kompensatsiooni arvestusega Carcops autovalves alustada. Kui midagi jäi veel ebaselgeks, siis rohkem infot leiate Carcops kodulehelt, sõidupäevik menüü alt, ning vastan selle video lõpetuseks ka mõnele enam levinud küsimusele. Esiteks, millise sõiduki eest saab autokompensatsiooni? Hüvitist saab maksta sõiduauto kasutamise eest, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Seega ei pea sõiduauto olema kasutaja isiklikus omanduses, kuid tuleb tõendada selle kasutusõigust. Kasutamisõigus on fikseeritud kas sõiduki registreerimistunnistusel või omaniku koostatud volikirjas. Teiseks, millised on isikliku sõiduauto kompensatsiooniks vajalikud dokumendid? Hüvitise maksmiseks peab olema vormistatud tööandja kirjalik otsus. Maksuvaba hüvitist on võimalik maksta ainult siis, kui töösõitude kohta peetakse arvestust ehk GPS sõidupäevikut. Seega on vaja 2 dokumenti, tööandja kirjalikku otsust ja sõidupäevikut. Kolmandaks, mis on maksimaalne maksuvaba kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest? Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite kuni 30 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud sõitude eest. See tähendab, et tööandja võib kehtestada ka madalama kilomeetri hinna, näiteks 20 senti, kuid maksuvabastuse tingimuse täitmiseks ei tohi ületada kumbagi piirmäära. Neljandaks, kuidas toimub hüvitise deklareerimine maksuametile? Isikliku auto kasutamise hüvitist maksval ettevõttel tuleb esitada makstud hüvitiste kohta maksuametile deklaratsioon INF 14 kalendriaasta peale kokku, tähtajaga järgmise aasta 1. veebruar. Deklaratsioonis tuleb ära näidata kõik makstud hüvitised nii arvestusega kui arvestuseta, kellele maksti, kui palju maksti ja vastava auto registrinumber. Viiendaks,
kuidas arvestada isikliku sõiduauto kompensatsiooni, kui töötan mitmes kohas? Kui füüsiline isik saab maksuvaba hüvitist mitmelt tööandjalt korraga, rakendatakse 335 eurost piirmäära iga tööandja kohta eraldi. Hüvitis sisaldab kõiki auto tavapäraseid kasutamisega seotud kulutusi, nagu kütus, parkimine ja nii edasi. Loodan, et leidsite piisavalt infot, et saaksite isikliku sõiduauto kompensatsiooni arvestusega CarCops autovalves alustada. Kui midagi jäi veel ebaselgeks, siis rohkem infot leiate CarCops kodulehelt sõidupäevik menüü alt. Meeldivat kasutamist!